palju õnne sulle. hurraa! Neeme suvi! Me oleme jõudnud puhkusele. Minu täpselt 1 päev on täna puhkust, homme lähen Indrekule, aga siis ma tulen veel paariks päevaks. Aga palun vaadake, millises metsikus looduses me elame. Siin on muru niitmata, ma ei tea kui kaua, Margo täna tuleb. Niidame ära ja teate, mis täna juhtus? Hommikul Margo läks õue. Siin oli suur rästik, nii et me viisime säde ja malipuu viisime üldsegi maale tagasi, sest et ennem ei saa neid siia lasta, kui muru on niidetud. Aga meil on täna Mariga siis selline päev, et me käime kõigepealt mere ääres, lähme vaatame, kuidas meie rand on, siis me päevitame, siis me toome toalilled õue, mis me veel teeme? Sööma lähme Vanakala kõrtsu, tubaseid tegevusi täna ei tee, sellepärast et õues on ilus ilm, siis ma ei teagi, ühesõnaga naudime elu, katsume puhata. Ma tegin juba meilid ära, nii et mul on tegelikult ülejäänud päev vaba. Ja nüüd hakkame kohvi jooma. Jängud on meil siin niimoodi, et nad võivad lahti olla, aga nad eelistavad olla oma puuris. Nad on meil natuke pelglikud ja nii koljad olete joo. Ma ei tea, ega nad päris vist väikes. Ja Mari tegi eile omale siukse summer halb. Mulle natuke isegi meeldib see metsik loodus siin. Eile me arutasime Margoga, et äkki niidame ainult nagu maja ümbert ja need nii-öelda käigu ääred. Aga me nägime hommikul seda mega suurt rästikut ja ei, siin tuleb teha lageraie. Ei saa niimoodi, et koerad ei saaks siin olla. Täna nad läksid ju maale ja ma tahan ikkagi neid enda juurde. Ma ei suuda otsustada, kas ma olen selle kübaraga nagu cool või ma olen selle kübaraga nagu mammi. Näite enda outfiti. Vaadake, mis mu mütsi peal kirjas on. Te näete? Selliseid roppusi ei saa kõva häälega öelda. Tere tulemast meie väiksesse paradiisi. Margo ütles hommikul, et 19-20 kraadi on vesi. Ma ei usu teda tegelikult. Aga oi kui vaja. On ikka mõnus küll, kui sul on tagahoovis selline rand. Puhkuse pildistamisel. Nii. Ma pean vees ka käima. Ma pean veel vees käima. Okei, teeme selle katsega ära. Täitsa okei. Üleni ei taha minna. Väga mõnus esimene neeme ujumine tehtud, ma hakkan igal hommikul käima. Nüüd me lähme Vanakala kõrtsu sööma. See on kõige ägedam söögikoht, sest see on minu jaoks nagu kodune. Seal on head toidud ja mõnus vibe. Näete, neljapäevast pühapäevani, kahjuks esmaspäevast kolmapäevani suletud. Siis peab ise süüa tegema. Iga vaadake, nagu tõeline meremeeste värk. Tõeline kõrts. See on nii äge koht. Tere! Me võtame salatit, on ju? Mõlemad võtame. Võtame ühe burgeri ka. Burgeri salat. Issi võtaks kindlasti kohalik kala. Oskan. Oskan. Ei, no ma pudelist, kas pudelist või klaasist? Kas sa soovid päikese käes istuda? Varjus vist. Siia. Jaa, kiida teaks või? Nii hea. Elav neeme ja jäätis.
ei rikkunud. Tulime koju ja jänksid olid lahti. Uks oleks kuule võtta lahti. Ei no mis asja, sa ei jäta ju. Elavad oma parimat elu. Ja ta teeb musi sulle. Kus Justin on? Justin on seal. Mis sa arvad elust? Palun vaadake seda põhjarannikut. Me oleme Võsul sõpradel külas. Ta on lihtsalt teisel korrusel. Nüüd näed päikeseloojangut. Ilus, eks? Et meie Neeme puhkus on lõppenud praegu Võsul. Täna ma käisin, olin terve päeva Indrekul ja tulime lõpuks sõpradele külla. Käisime siin Reutes söömas ja naudime õhtut. Homme lähme Neeme, luba. Jah, mõtle päris. Tere imeilus 29. juuni. Täna on minu kallil abikaasal sünnipäev ja kas te teate, mis? Mina olin aasta abikaasa ja kui Margo ärkas hommikul, ma ei olnud isegi külge keeranud, sellepärast et meil on olnud siuksed ringi seiklemised ja trippimised ja vähe und ja lihtsalt ma järelikult vajasin seda und. Aga me õnnitleme siis õhtul. Margo teab, et meil on perekondlik õhtu, et Kaarel läheb homme ära, et saame kõik kokku ja oleme mõnusad, aga ta ei tea seda, et meile liitub ka M4T, nii et tuleb ikkagi pisike sünnipäeva tähistamine ka. Nii et praegu ma lähen Pauliga Neeme poodi, läheme, ostame hommikusöögiks aiakesi või midagi ja siis mina lähen käin kiiresti ringile ära, siis me käime linnas, sest meie peres on nii, et kui on mu kalli abikaasa sünnipäev, siis järgmine päev on juba Pauli sünnipäev ja ma pean talle minema kingitust ostma ja siis veel tänaseks asju ostma, nii et jah, tuleb toimekas ja tore päev. Nii, me tulime praegu Neeme poodi ja siin on letid nii tühjad, sellepärast et head aega! Aga nii! Issand jumal, jah, vabandust, letid tühjad ja kaupa ei ole ja siis jätan oma kaupa maha ka veel. Aitäh! Et siin on lihtsalt olnud jaanipühad ja kõik asjad ja piima, mitte midagi ei olnud ja saate aru. Ma tegin nii kurva näo, et mulle toodi leti alt 1 liiter piima praegu. Lapsed saavad vähemalt kõrbinaid süüa. Nii et nii tore külaelu. Tegelen siin poiste utsitamisega, et meie hoovi saaks natuke paremaks, sest et no see on horrid. No meil on siin konkreetselt pool on karjamaa ja pool on selline ära niidetud ja märg tatt. Vaene maja, sa oled meil nii üksinda ja hooletusse jäetud. Ja siin igasuguse umbrohu keskel on mu abikaasa lilled. Ma olin sel korral väga praktilise meelega. Nii, aga mina teen nüüd kiiresti oma ringi ära. Muideks, täna on 29, mis tähendab seda, et üks päev on veel jäänud meie väljakutset, juunikuu väljakutset ja juba ongi esimene kuu ja see on ikka nii üle ootuste edukas olnud. Ma olen nii õnnelik kõikide osalejate, kõikide sponsorite üle uuesti ja kõik on juba uuesti mulle kirjutanud ja ma olen väga happy. Nii et kihvt. Ma olen väga happy. Nii, nüüd me vaatame, kuhu me paneme selle laua. Kas te teate, et see poiss läheb homme ära? Oh my god, viimane päev. Paneme selle laua kuskile, siia me teeme nunnu pikniku. Ma arvan, et see on hea koht, jah. Sest ega me päris rannas ju ei ole ja siin on nagu hea. Meie läheme poodi ja Kaarel ja Paul teevad siin ettevalmistused ära. Me oleme ammuga olnud väga edukad. Kõik on paigas. Täna Margo sünnipäevaks sööb sushit, austreid, šampanjat ja kõik on olemas. Me oleme ajas. Meil oli oluline, et me kell 3 saaksime Ülemistest minema ja kell on praegu 42. Nii et me oleme väga toimekad tüdrukud. Issand, ma elasin praegu siin Ülemiste parklas siukse šoki. Ühesõnaga tõstsime Mariga asju autosse ja järsku panime kõik uksed kinni ja siis hakkasin Marile ust lahti tegema. Uksed, mitte ükski uks ei tule lahti. See on täieliku südari, ma mõtlesin, mul ei kuidagi pagasnikus see võti. Ma ei tea, kas siis läheb auto uksed lukku või lahti või ma ei tea. Igahesõnaga ma arvasin, ma olen ise mingi hea tala maha pannud.
oh, aga õnneks mul oli taskust välja kukkunud, nii et jumal tänatud oh!. Nii, tund aega on veel jäänud. Viime asjad randa, paneme kõik ilusti valmis seal. Kaarel toob joogid ja siis ootame Margot. Nii, ja nüüd kiiresti. Kribinal, näita, mis sul on. Sushi. Sushi. Sa ei näe seda väga? Ei näe, jah. Nii, aga palun, vaadake, milline on õues kõik, milline on meri, milline skeene sünnipäevaks ja seal on väike lõke. No nii. No ma ei tea, ei ole just nagu nüüd kõige esteetikum, aga sajab asja ära. Okei, ma tundsin, et lilleseade on puudu, nii et nüüd on kõik korras. Tort, lalala. Paul on seal sõpradega. No igal juhul ma arvan, et tuleb tore. Ma ei ole kunagi ühegi ürituse puhul pool tundi varem valmis olnud. Mis ma teen nüüd? Nii, igal juhul meil on kõik valmis. Kohe peaks teised ka siin olema. Ja mina lihtsalt ei jõua oodata. Ma arvan, et mul on õigus. Avada üks mull, sest... Kas ma võin avada? Jah, okei. No vaatame. Kas sa tahad, ma õpetan ka? Ei. Sa oled juba professionaal või? Vahepeal tegime. Okei. Jaanipäeva. See ei tule. See on nii, et sa hoiad korgist kinni Nii. ja pudelit keerad. Hoopiski hoia korki kinni ja käes. Kõik keerab. Äkki teed ise. Hoiad pudelist kinni, tegelikult alati ongi, kui on. Jah, siin olekski vaja seda. See on märg, on ju? On märg, jah. It's a beautiful day. Näed? Ma kardan. Ja. Ups. Palju õnne, kallis abikaasa. Ootame sind juba väga. Nii, saabusid meie üllatuskülalised ja hetkel on nii, et vist isegi tuleb üllatus, sest et oi, tšau, Meilutška. Arvata on, jah. No nii, tere. No tere. Me saame kohe need soovid ära soovida, et siis mul läheb meelest ära, et soovin oma kallile abikaasale tugevat tervist, hästi sellist kannatlikku meelt, olla õnnelik oma abikaasaga ehk minuga, kui minul ei ole nii kannatlik meel. Ja et meil oleks hästi palju seiklusi ja et meil oleks hästi palju rahulikke koduseid õhtuid, nagu mõlemad tahan. Ja et meil oleks hästi palju tööd. Sa tahad korraga rahulikku kodus veedetud aega, seiklusi ja tööd? Ma tahan nii, et meil oleks kodus... Tugevat vaimset tervist. Jah, et meil oleks kodus rahulikul olemisel ajal palju raha. Seda ma soovin. Nii, soovige ka midagi. Mina soovin Margole head viljaõnne ja mis talle veel meeldib? Töö talle meeldib teha. Soovin talle edu tema paekivi kaevanduses. Sealt ta tuleb. Ja sealt ta tuleb. On tema. Kus? Ei, see on meie teine naabrimees. Naabrimees, on ju. Ja tema peab seda vanakava kõrtsu. Mina soovin Margole siis tuuli asemel tugevat vaimset tervist. Seda on tal vaja. Muidugi rõõmu ja õnne, sest nüüd, kui ta on, ta on ju 49, mitte 50 veel. Peaaegu on pool elu ära elatud, et temast ärkaks teine noorus nüüd uuesti. Ja mis veel tal vaja on? Teist noorust tal ei ole vaja. Sularaha. Sularaha on palju vaja. Esiteks ta esimene noorus oli liiga hull või? Liiga noorelt. No aga nüüd on tal uued sõbrad, kellega siis veel noorust läbi elada. Kas sa soovid, et su abikaasa tuleks teine noorus peale? Ma ei tea. Pole esimestki olnud. Sündis vana inimesena. Ma pean tõdema, et jumaldan kõiki loomi ja tegelikult Miilat on ka armas, aga ta on mulle suutnud vahepeal närvidele käia. Ja eelmine kord ma ütlesin ka sulle, ma kohe tellin ja ma unustasin ära lihtsalt. Ja nüüd Anne on kiilakas. Äkki me peaks Anne lihtsalt teisele poole maja panema, ta nagunii ei näe ju, tal vahet ei ole, kus ta on. Kus ta elab siis? Ei nagu lihtsalt... Me võime ta sinna aeda panna, kus on jäne. Et kui kedagi huvitab, mis vestlused on grupeeringus, siis sellised. Kanadest, väga olulisedest. Issand, kui ilus loodus. No, see on tõesti hull. I know. Vaata teid. Beautiful. Tere! No tere, nii tore!
palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Margo, palju õnne sulle. hurraa! kas see? saatsin küll. palju õnne. oi, prillid. no sünnipäevalaps. palju õnne sulle. Valju annab sulle kingituse ka kohe Messengeri. Messengeris saadan. Noktipilt Mertenist. Tegelikult on siin sünnipäeval meie pere ja Emnerit tee miinus Mart, sest et Mart magamata. nii, palun, kallis. kuidas teile meeldib? aga palun vaadake merd, mis me teile tellisime. kõik on väga ilus. ja lõkke. see kaloripaat on veits tagasi. aga kallis, lõke on ka sulle. täna. väga kena. jah, aga selle paneme natukese aja pärast. nii cute. teeme Margole ära siis samamoodi. filmimist lõpeta ära. ma jään sooja käepigistusi juurde. oleme see ei ole nüüd edasi jõudnud, oleme edasi jõudnud. see ei ole ebaseadus. kell 16.00 Noblessneri sadamasse jetskiidega sõitma Merteniga. ja pärast seda ma sain aru, et Lähme meile sauna. on siis Meile teie sauna, saunaõhtu reviil. lisaks sellele, et meil on täna Margo sünnipäev, 49 muideks, on meil Kaarli viimane õhtu, enne kui ta läheb jälle raskesse orjusesse Austraalia maale. ja homme me läheme teda siis ära saatma ja ta veedab, kujutate ette, oma viimase õhtu oma perega. see on kui romantiline. vaat sellega ma saan nii sorbi panna. aga samas oota, see vist, jah. Nonii. noh, sul läks ka väga hästi. praegu on hea see meri. sa jäid ette ise. ei noh, nii kõrgelt sa ei saa visatada, keeras külili ennast. no hooga viska. nii, kallis, on see hetk. nüüd on see pidulik hetk, kus sa saad soovida uut naist. see oli nali. sitta sellest, andke lihtsalt raha. see põles isegi, ma arvasin, et sa ära niimusi, palun. siin on praegu on täpselt on 50-1, vaata. 50-1. no nii, hurraa! kallis, kuidas su sünnipäev meeldis? väga kaunis. kas sa lähed nüüd, teed mulle väikse skinny tipi? ma lähen. võtad paljaks? võtan paljaks jah, aga ujumise pärast veel. mille pärast veel? saatsime külalised ära. Margo ujub seal. Musi, näita ennast. ahah, jah, see, ma vaatasin kivi. ja tulime vaatama, et kõik oleks korras. Panime veel väikse lõkke põlema. tegelikult saab öelda, et on imetore päev olnud. ja ongi käes täna 30. juuni, meie pesamuna sünnipäev. Paul saab 14, kõik teevad ettevalmistusi. Mari pakib kingitust, noh, Kaarel veel magab. mina teen vlogi, Margo läks ujuma ja Paulike tudub. ja meie pere traditsioon on siis alati üles laulda. seda ei tohi teile enam näidata. et see on nüüd läbi. enam ei saa sotsiaalmeediasse jagada neid videosid ja pilte. kus hommikul padja näoga laps ärkab, võib-olla kunagi jälle saab,
aga igal juhul minu jaoks on see uskumatu päev, sest et juba 14 on kõige väiksem laps. Et väga äge. Ja vau, mis hommik. Kui mõnus, kui soe. No nii, lähme laulame poja üles. Pange tort põlema. Õhupall ka veel, mis juhtub ära. Pärast õnnitlemist Paul soovis veel natuke pikutada. Kaarel veidike pikutab. Ma mõtlesin, et ma tulen siis ringile. Ja ega ma ei teagi, mida siis täna täpselt teha, sest et tegelikult ega meil mingisugust suurt sünnipäeva tähistamist ei olegi plaanis. Täna on see päev, kus Kaarel läheb jälle Austraaliasse tagasi. Oi, ta ei taha minna. Ja alguses oli plaan, et me lähme saadame ta ära lennujaamast, aga ausalt öeldes on nii ilus ilm, et Kaarel ütles, et me ei pea teda tulema saatma, et parem naudiksime Neemes rannamõnusid, sest homme ma juba olen sõidus ja mul on nii vähe neid päevi, kus ma saan nagu täitsa chillilt võtta. Nii et võib-olla me siis saadame ta hoopiski kodust ära ja Margo viib lennujaama. No nii, olemegi Kaarlit ära saatmas siit Neeme terrassilt. Margo viib ta lennujaama, meie saadame siit ja nii, Kaarel läks tuppa. Et tahaks siis talle öelda siit praegu kaasa, et kui ta seda Austraalias vaatab, siis tal on teadmine, et me soovisime midagi head. Mina soovin, kallis poja, et sul oleks see Austraalia, nüüd siis see teine pool, ikkagi selline võimalus, et sa paned raha kõrvale, et sa mehistud, paned raha kõrvale, tuled koju, siis sa tunned, et kõik teed on su ees valla. Seda soovin mina. Okay. Paul ei soovi mitte midagi öelda. Paul ei soovi Kaarlile midagi. Ei, ta ütleb, Paul ütleb Kaarlile kõrva sisse. Okay. Oh my god, sina ju ei tule. Sina lähed ju Argentiinasse. Selle auto tibukene. Otse eetris pisarad. Väga ilus. Saime ka perepea kätte. Palun mingi sina. Perepea. See oli väga ilus koht. Ja see oli väga kaunis. Okei, tulge kaugemale. Et ta seal ennast korralikult käsile võtaks ja kenasti seal siis oma asjad seal lõpuni toimetaks sinnamaani, kuhu ta tahab toimetada. On ju. Muidugi. Ta saab kindlasti hakkama sellega. Ja, seda me soovime koos. See on meil ühine soov ja tahe. Ja et ta tuleks siiski varsti koju ka. Minule jääb siis see läbu siin koristada. Ja ma tahaks tegelikult rannas ka käia. Jah. Wow. Ciao. Ta läheb seal väga hästi. Mari, ära muretse. Täna läks ju fajale. Nii, aga nüüd lähme randa. Lähme käime ujumas. Ei, mina küll ei tule. Miks? Ma pean heljaldama. Siukse ilmaga. Õues või? Okei. Noh, appi. Ilus välja. Või? Selline oli meie... Kaua me oleme siin olnud juba? No, mitte väga kaua. 4 päeva, 5 päeva. Ja. Selline on siis olnud meie Neeme puhkuse algus. Sünnipäevad, väga ilusad ilmad, mere ääres käimised. Nüüd homne päev on minul. Marisa tuleb ka kaasa, eks ju? Võib-olla. Ja, teeme natuke tööd, käime Pärnus, Allikukivi veinimõisas, siis käime Saaremaal, Idea farmis, sest meil tuleb sealt 600 liitrit rabarberi mahla ja me hakkame tegema oma maja veini. Ja ühesõnaga tuleb natuke tööd teha ja nädala lõpus on Rabaresto, kuhu mina lähen. Nii et suvi jätkub töiselt ja meeleolukalt ja eks me siis ikka kohtume vlogis teinekord.